Tere tulemast kõigile, kell on vaikselt saanud 10:30. Mina olen Marika, olen Kostpaketist. Täna modereerin siis seda veebiseminari. Minuga on siit Jekaterina Meritarkvarast ja Joonas Kostpaketist. Kiirelt siis ütlen ka nii palju, et seda seminari me lindistame ja saadame selle pärast koos küsimustega teile või vastatud küsimustega teile ka meilile. Et siis saate ka pärast järgi vaadata, kui näiteks ei saa terve aeg siin kohapeal meiega koos olla. Teile tuli ilmselt ette ka selline väike küsimuste lahter, et siit meie siis ise näeme ka, kes teie olete, see on meile huvitav info. Ma lasen sellel natukene, et kui veel inimesed ühinevad, ma lasen sellel veel natukene üleval olla. Aga siis ma näitan teile ka, et te ise näeksite ka, et kes meil täna kohal on, et ma arvan, et see on meile kõigile põnev. Nii, ootame võib-olla mõne hetke veel, teid on päris palju siin. Kiiresti siis ütlen ka veel nii palju, et kui tekib vahepeal küsimusi, palun pange küsimused siia chati või siis Q&A lahtrisse ja me siis seal lõpupool vastame ka võimalikult paljudele küsimustele. Kui me kõigile küsimustele vastata ei jõua, siis nagu mainisime, saadame sellest ka kõikidele küsimustele vastused pärast kirjalikult. Et ei pea muretsema, et mõni küsimus vastamata jääb. Nii, aga ma siis näitan teile kiiresti siis, ma loodan, et te näete. Nüüd peaks näitama, et kes meil kohal on. Peamiselt on meil siin raamatupidajad või ettevõtjad. Kostpokketit ja Merit Activat kasutatakse tavaliselt meil siin koos enamus inimestel. On ka neid, kes kasutavad ainult Merit Activat, nii et teil on siis midagi äkki uut Kostpokketi poolt siit õppida. Ja siis, kes veel üldse kumbagi tarkvara ei proovi, et siis teile ka midagi uut. Ja Meriti inspiratsioonipäevale kahjuks on suuremas osas vastus ei või siis veel ei tea, aga loodame, et siis saame teie äkki valiku siin veel muuta. Ma tahan, Marika, ka seda veel öelda, et see on esimene webinar, kus üks inimene vastas, et ta on tšekimasin. Et minu teada ma ei ole teinud webinari, kus keegi oleks öelnud, et me oleme üle Eesti nagu otsinud seda inimest ja ta on täna meiega, mis on tegelikult väga tore hetk meile kõigile. Ja, see on super. Nii, aga siis lähmegi siis kohe seminari kallale. Minuga, nagu ma ütlesin, on Joonas ja Katriina ja ma lasen neil siis endast kiiresti siis rääkida ja siis saamegi asjaga pihta siin hakata. Lava on teie. Nii. Ja, Joonas, minu nimi, mina olen siis Kostpocketist. Olen täna, ametipositsioon on siis COO ehk nagu Chief Operational Officer, eks peaks igapäevaasjadega tegelema põhiliselt. Aga mida ma päriselt teen, on ma natuke aitan kliendi tuge mingil määral, siis samamoodi müügiinimesi aitan, abistan mingil määral. Aga mis osa mulle kõige rohkem ja tegelikult endale meeldib, on olla see vahelüli klientide ja arendajate vahel. Et kui raamatupidajad annavad mulle mingeid häid mõtteid, siis ma püüan selle teha nagu arusaadavaks ka arendajatele, et kuidas me saaks neid mõtteid päriselt ellu viia ja kuidas see päriselt aitaks ka. Nii ega. Tere hommikust kõigile ka minu poolt. Mina olen Jekaterina, olen Merit Tarkvarast, olen Merit Active arenduskonsultant. Tegelikult sisuliselt ametipositsioonilt oleme me Joonasega üsna sarnased. Et ka mina olen sisuliselt siis käepikendus kliendi toe, klientide ja arenduse vahel, et siis viin siis kliendi toest arenduse lauale teemasid ja küsimusi, probleeme ning ka nagu vastupidi, et ühesõnaga, et üritan siis arendajatele arusaadavas keeles siis kasutajate probleeme ja soove edastada ning vastupidi siis ka arendajate keelt tõlkida siis nii-öelda tavapärasesse inimkeelde, et meie kliendi tugi ja meie kliendid nagu saaksid aru.
täna olen siin Joonasele abiks selles osas, et kui on siis küsimusi teil Merit Activa kohta, et siis mina aitan vastata, et julgustan väga nagu küsimusi küsima, et siis on see veebiseminar teile kõige kasulikum. Aga annan nüüd sõnajärje tagasi Joonasele, et Joonas juba näitab natukene detailsemalt ja tehnilisemalt siis, kuidas siis optimeerida Ghostpocketi ja Merit Activa kasutust. Nii. Alustame siis, hakkame siis peale. Nii, mul on siin mingi asi, ma panen selle kinni, super. Kõigepealt siis hakkame rääkima sellest, kuidas luua liidestust kahe tarkvara vahel. Ma tegelikult veel enne seda ma räägin hästi lühidalt Ghostpocketist ka, et siin siis on Ghostpocketi nagu äpi versioon, et seda on võimalik ka veebis kasutada. Erinevus on see, et kui ma vajutan tee pilti, siis arvutist ta teeb lahti kausta, telefonist ta läheks kohe kaamerasse. Mis siin veel teha saab, üleval on ettevõtted, siis on seaded, üksikud dokumendid, aruanded, erinevad aruanded on ka, siit saab teha. Täna väga palju aruandest räägi, pigem räägime üksikutest dokumentidest. Ja lisaks on meil olemas ka selline nagu raamatupidaja vaade või siis cloudi vaade, ütleme, et siin on ka näha erinevad dokumendid, samamoodi aruanded, kui on kinnitusring kasutusel, on kinnitusring, kaardimaksed, et selline ka. Aga alustame siis ikkagi liidese loomisest, et kuidas siis Meriti ja Ghostpocketi vahel luua liidestusühendus. Kõige lihtsam seda on tegelikult hoopis teha Meritist. Mul on, lähen hüppan siia Meritisse praegu ja mul on siin üks ettevõte, kus seda liidestust ei ole veel aktiveeritud. Siis lähen seaded, e-arvete integratsioonide seadistamine ja siin all on siis Ghostpocket. Nii, ja mis siis juhtub, kui te vajutate aktiveeri nuppu? Nii, ma tegin siia ühe slaidi ka. Kui see ettevõte on juba Ghostpocketis olemas, siis lihtsalt süsteem püüab uuendada selle ettevõtte liidestust. Aga ta ise seda liidestust üle ei kirjuta, ta teeb nagu ma ei tea, avalduse siis või nagu proovikatse seda üle kirjutada, aga selleks, et ta päriselt üle kirjutaks, peaks ettevõtte administraator sellega kinnitama. Et administraatoril tuleb nii e-mail, kui meie keskkonda tuleb selline väike nagu tekstik, et teie ettevõtte liidest proovitakse uuendada. Kui olete nõus, siis aktsepteerige see. Ehk siis see on siis sellel juhul, kui ettevõte on juba Ghostpocketis olemas ja te vajutate aktiveeri nuppu, siis me lihtsalt uuendame liidest nende kahe tarkvara vahel. Aga täna räägime ikkagi stsenaariumist, kus seda ettevõtet ei ole Ghostpocketis olemas. Et kui te siis vajutate seda aktiveeri nuppu, siis see sama ettevõte registreeritakse Ghostpocketis. Ma korra vaatan, ma saan nüüd hästi vahetada. Nii, ehk siis siin on siis Now Company, on ju, et tema siis registreeritakse Ghostpocketisse. Kas ma saan uuesti tagasi ka? Saan. Lisaks see kasutaja, kellena te olite Meritis või siis see e-maili aadress, millega te olite Meritis sisse logitud, see lisatakse Ghostpocketi administraatoriks. Nii, saan jälle näidata. Ehk siis see e-maili aadress, kui ma praegu siin vajutaks, see lisataks siia Ghostpocketisse administraatoriks. Ja kolmas asi, luuakse siis liidestus selle Ghostpocketi ettevõtte vahel ja Meriti baasi vahel luuakse liidestus. Ehk kõik dokumendid, mis te lisate, need läheks edasi automaatselt Meritisse. Nii palju siis liidese loomisest. Lähme siis edasi dokumendi esitamise juurde. Näitan kahte viisi, näitan, kuidas üksikut tšekki lisada ja siis kuidas e-mailiga dokumenti edastada. Tšekki lisamiseks lähen siia Ghostpocketi äppi, vajutan tee pilti ja võtame selle neste siit. Näitan teile, milline ta välja ka näeb. Siin on selline neste tšekk.
nii, ja avan selle. nii, oota, kõik jäi tööle ikkagist või? Jah, jäi. Nüüd ta küsib mõned küsimused, et kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele. Oletame, et ma maksin eraisikuna, tahan seda raha tagasi saada, siis vajutan, et kuulub hüvitamisele. Siis ta küsib, et mis see kululiik oli. Paneme auto ja kütus. Siis ma võin siia lisada ka kommentaari kaasa. Ei pea lisama, aga võin lisada. Paneme lihtsalt test näiteks ja lisaks seda näitab ka viimast 5 kommentaari siin all nimekirjas. Nii, läheme edasi. Nüüd ta uurib, kas ma soovin seda lisada mõnda aruandesse või soovi jätan vahele. Nii, siis siin ta näitab kõike, mis ta välja digiteeris selle dokumendi pealt. Et ta peaks siit kõik õigesti saama, ehk siis me midagi muutma ei hakka. Kui on vaja muuta, siis saate klõpsu teha ja muuta. Näiteks kui ma tahaks arvenumbrit muuta, siis ma saan siia lisada veel midagi juurde. Ja siis saangi võetud esita. Nüüd ta on digiteeritud ja edastatakse raamatupidamistarkvarasse. Enne kui ma näitan Meritit, ma näitan teile seda ka, et kuidas emailiga dokumente sisse saata. Et üle 60% dokumentidest tegelikult esitatakse emailiga meile. Lähen seaded, siis siin on selline unikaalne emaili aadress, et ta on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Ja kui ma vajutan siia, siis saan kopeerida. Nüüd lähen emaili. Siin on üks Sony arve. Ja forwardin ta siis sellele aadressile samamoodi, kui soovin midagi raamatupidajale kaasa kirjutada, siis ma saan siia kirjutada näiteks palun lisa see panka. Nii, ja nüüd tahaks seda saata ja siis vajutan saada. Nüüd läheb hetk aega, et Costpocketi meiliserver võtab ta vastu, siis ta läheb digiteerimise järjekorda, digiteeritakse ära ja siis ta läheb Meritisse edasi. Ta võiks tulla paari minuti jooksul Meritisse edasi. Nii. Ma näitan, kuidas need jõuavad Meritisse ka siis. Nii, ost, kinnitamatu ostuarved. Ja vaatame, saabus. Ja siis täna. Nii, siis see ongi see esimene Neste dokument. Ongi näha kõik need digitud väljad, lisaks näha see arvenumber, mis ma muutsin. Ja ega siin väga muud polegi, kui lihtsalt vaatame, kas mul on lisada kütus või autokütus ja siis ta ära salvestada ostuarvena. Nii. Ja nüüd võime vaadata, kas see sõun on ka meil juba jõudnud. Teen talle korraks värskenduse. Huvitav, tundub nagu ei ole. Ma juureks siia. Tundub, et ka siin ei ole huvitav, kas ma siis ta nagu saatsin või sent. Tundub nagu ju saatsin. Huvitav. Ma saadan ta korra veel. Võib-olla läheb lihtsalt natuke aega. Võimalik, et praegu on kuu algus ja see dokumendi maht on nii suur, et läheb lihtsalt natuke rohkem aega.
enne kui need dokumendid jõuavad digimesse, aga ma teile saadan korra veel, me võime korraks veel oodata, vaadata teda. Või see on see või? Korraks teen uuesti siin pildistan. Tundub, et ta ikkagist ei ole jõudnud siia. Okei, ei, ma arvan ikkagist, et see siin on vana. Okei, ma usun, et ootame vähekene või põhimõtteliselt nagu läheme edasi. Siis vaatame, kas ta mingil hetkel ilmub siia. Nii, järgmine punkt siis on arveridade digiteerimine. Lähen siit seaded. Et nüüd oleneb ettevõttest, et kas te soovite arveridu digiteerida või ei soovi. Ja seda saab siit hinnastamise alt muuta. Me nüüd juba 1,5 aastat pakume ka arveridade digiteerimist robohinnastamisega, mis tähendab, et me ei küsi raha juurde enam. Et kas soovite arveridu või ei soovi, sama hind on mõlemal teenusel. Ja siit saab valida, et kas ta on nagu välja lülitatud või sisse lülitatud. Ma näitan korra, kuidas ta toimub, kui on sisse lülitatud. Lähen tagasi. Ja ma lisan ta siit, samast mul on kõige lihtsam teda siit lisada. Selle zone'i arvu uuesti. Nii, vajutan kontrolli andmed. Ja mul oli arveridade digimine sees, siis siit on näha, et on lugenud kõik need read ka sisse. Ja ma saadan ta Meritisse kohe edasi. Nii. Ja lähme nüüd siit ka. Võtame, teen talle refreshi. Nii, ahah. See nüüd vähemalt jõudis. Ja siin on ka näha, et ta luges ka need arveread välja. Et kui teil on vaja, siis saab selle sealt sisse lülitada. Ma teen selle sama doki, lisan ühe korra veel, aga lisame niimoodi, et ma lükkan arveread kinni. Et kuidas ta siis nagu ilma arveridata välja näeks. Nii, lähen siia. Lükkan selle välja. Et siit on näha, et nüüd ta on ühe reana ilma arveridadeta. Ja edastan ka. Saan äkki Meritis ka näidata teile. Et nüüd ta tuli nagu ilma arveridadeta sisse. Jah, siin ei ole neid kirjeldusi ridasi. Nii. Järgmise asjana räägime siis kommentaari saatmine Meritisse. Näitan seda ka samamoodi. Teeme niimoodi, et kõigepealt siis edastame dokumendi ilma arveridadeta. Võtame selle Boldi arverid. Kuhu see kommentaar nagu Meritisse jõuab, näitan teile. Nii, ja nüüd lisame siia kommentaari ka. Nii, ma panen ka hüvitamise siia, et eraisikuna maksin kululiik, paneme takso. Nii, ja esitame ka tema ära.
jah, nii, ehk siis siinkohal siis oli see taksoarve ja me näeme, et kui arveread ei ole sees, siis see kommentaar tuli siia reale ja lisaks ka see palun hüvitada tuli siia kirjelduse reale. Ja minu nimi ja palun hüvitada tuli ka siia alla kommentaaridesse. Nüüd, kui ma lisan arveridade digimise sisse, proovime seda ka kohe teha. Tagasi. Ja teeme veel niimoodi, et mitte ainult arvetel, vaid tšekkidel ka. Ja lisame selle dokumendi uuesti. Ja teeme ka samamoodi, et siis paneme uus kommentaar. Ma natuke muudan arvenumbrit ka, sest me ühe korra juba esitasime selle dokumendi. Ja maksin eraisikuna ja kululiik paneme uuesti ka takso. Ja esitame ta ära. Ja lähme korra veel siia meritisse. Nii. Ahah, see on see siis, mis uus. Ahah, jah on, võtame, arvenumber oli natuke teine. Ja nüüd, mis juhtus, kuhu see kommentaar kõik läheb? Nüüd, kuna me lisasime arveridade digimise sisse ja ka tšekkidele, siis ta selle reakirjelduse pani siia, aga kõik see pudru või kuidas öelda, kõik see muu läheb siia alla. Me tegelikult muutsime seda alguses niimoodi ära, et me muutsime kõik see nagu lisainformatsioon siis, et esitaja nimi, kululiik, kas kuulus hüvitamisele, kuulunud hüvitisele, kuidas tasuti, me tõstsime kõik selle siia ja kommentaari ka tõstsime korraks siia. Aga siis mingi osa kliente tegelikult väga-väga soovis, et me lisaks selle kommentaari osa just tagasi siia, ehk siis kommentaari osa, kui ei ole arveridade digimine sees, tõstsime tagasi see kirjeldusväljale, et mõndadel ettevõtetel on see hästi tähtis, et see töötaja kommentaar tuleks siia kirjelduse reale. Et see argument vist oli ka midagi sellist, et kui seal arve peal on mingisugune mingisuguse nagu vidina number, mingisugune väga raske kood on ju, siis raamatupidaja ei tea, mis seal on, aga siis see töötaja ise kirjutab kommentaari kaasa ja see kommentaar jõuab siia kirjelduse reale, siis sellest saab raamatupidaja nagu lihtsamini aru, et see on töötaja enda kommentaar, et mis ta siis päriselt ostis, on ju, et jah. Nii, ja siis mida ka meilt veel küsitakse või räägitakse, et kogu aeg, mis te kogu aeg praegu näete, see minu nimi jookseb kogu aeg kaasa. Siin on see Joonas siin. Teile mõnda veel näidata. Ta muutis järjekorda vist. Jah, okei. Eks siin on ka minu nimi. Et vahel raamatupidajad küsivad ka, et kas saaks niimoodi, et see on just siis, kui raamatupidaja ise tegeleb selle dokumendi esitamisega, et kas saaks ka niimoodi, et raamatupidaja enda nimi ei läheks edasi. Seda siis saab niimoodi. Lähme seaded. Raamatupidamise seadistamine. Ja siin on niisugune seadistus, et saada dokumendi esitaja nimi tarkvarasse, et kui te selle välja võtate, siis see minu või esitaja nimi enam nagu ei liigu edasi. Näitan teile ka kohe, kus ta välja näeb. On siis äkki uuesti selle poldi. Lisan need ka, et natuke rohkem asju. Ja arvenumber ka.
nii. Nii, nüüd on see viimane arvenumber, mis me tegime. Et nüüd, kui ma võtsin selle seadistuse välja, siis enam minu nimi ei jõua siia. Et ei ole ei siin, ehk esitaja nimi ei jõua sinna. Et see on hea pigem just siis, kui raamatupidaja ise on see, kes esitab neid dokumente. Nii, ma muudan selle seadistuse tagasi, muidu ma unustan ära seda muuta endale. Nii. Ma räägin paari sõnast ka automaatsest kirjeldamisest. Eks põhimõtteliselt meil on olemas siis funktsionaalsus, kus me ise hakkame, või Costbucket ise hakkab siis arvama artikli, kulukonto, käibemaksukoodi ja dimensioone. Artikli, kulukonto, käibemaksukoodi ta juba arvab täitsa hästi. Dimensioonidega on nii ja naa, et mõni ettevõte ütleb, et täitsa okei, aga on ka päris palju neid, kes ütlevad nagu super liiga hästi nagu ei tööta. Ja kuidas see üldine funktsionaalsus on, nagu kuidas ta nagu õpib või kuidas ta õppimise ajal nagu töötab, on niimoodi, et esitate dokumendi, Costbucket digiteerib ära, saadab Meritisse edasi. Nüüd Meritis raamatud ta lisab vajalikud väljad, artikkel, käibemaksukood, kulukonto, dimensioon, kõik vajalikud väljad lisab sinna ja salvestab selle dokumendi ära. Kui raamatupidaja selle on ostuarveks salvestanud, siis üle API meie saame teada, mis väljad raamatupidaja lisas sellele dokumendile. Ja niimoodi järjest dokumente läbi töödates, kui raamatupidaja neid nagu lisab, meie süsteem hakkab õppima, et hakkab nagu lisama reegleid ja õppima, et mis artikli, kulukonto, käibemaksukoodi raamatupidaja nagu kasutas. Ja kus see meie tootes välja näeb, on, kui me läheme seaded, raamatupidaja seadistamine, automaatne kirjeldamine, et kõige see, nagu see suurem soovitus on lihtsalt, et lülitage see sisse. Et kui te selle sisse lülitate, siis ta hakkab ajapikku tagaplaanil õppima, mida lisada ja mõne aja pärast tõenäoliselt on, kui te sisse lülitada, kohe ei oska lisada teile õigeid kulukontosi artikleid ja käibemaksukoode. Et ongi, see tuleb sisse lülitada ja natuke aega oodata. Et siis mingi aja pärast peaks olema hakkama näha, et süsteem ise hakkab lisama vajalikke väljasi. Ja kuidas ta kiiremini õpib, on see, mida rohkem on sarnaseid dokumente. Et kui ta on nagu ühte sarnast dokumendist palju, siis ta peaks päris kiiresti õppima, et kuidas seda nagu lisada. Mida siin veel saab teha, see ei ole nagu nii nagu tähtis, aga tegelikult saab ka ise nagu reegleid luua. Siin on nagu näha ka mõned reeglid, mis mina olen loonud ja kui allapoole kerite, siis on näha ka automaatselt loodud reeglid, aga neid on pigem suht raske nagu lugeda. Et võib-olla ei peagi oma pead vaevama nende reeglite lugemist, mis ta on see genereerinud. Ise lisamine on ka, ta ei ole kõige kergem, aga ta käib niimoodi, kui lisame uue reegli ja me peame mingi parameetri lisama, et mille alusel ta hakkaks asju lisama. Kõige lihtsam on, hästi palju need parameetrid, kõige lihtsam on võtta registrikood, lisada see tarni registrikood ja seejärel lisada, mis väärtuse ta selle registrikoodi alusel nagu lisab. Et näiteks konto, siis saategi siit päriselt lisada, mis konto ta lisaks või artikkel, saate lisada, et mis artikli ta siis lisaks, kui see käibemaksukood on selline. Et siin on võimalik erinevaid nagu reeglid teha, et ma täna ei lähe ka süvitsi siia. Meil on täitsa eraldi tehtud webinar, peaks olema 2 aastat tagasi, 2024 oli, kus me rääkisimegi terve webinari lihtsalt, kuidas need reeglid teha. Nii, ja ma räägin veel ka paar sõna e-arvetest. Ehk siis täna e-arvete vastuvõtmisest siis. Lähme seaded. Teenused, e-arved, et siis on läbi meie võimalik vastu võtta e-arveid. Küsime 1 euro kuus selle eest, 100 e-arve kohta kuus. See ongi, et see tuleks siit aktiveerida, pärast seda RIK-is peaks siis
juhatuse liige või siis õiguslik ettevõtte esindatav inimene selle kinnitama ja siis need e-arved hakkaks läbi meie tulema teile Meritisse edasi. ma näitan ka, mis natuke veel teha saab, aga ma näitan seda siin. Et kui te selle olete ära aktiveerinud, siis et siis ta näeb välja selline, et saate ise valida, et kas need e-arved, kui süsteem need vastu võtab, kas nad liiguvad automaatselt edasi kohe Meritisse või peaks keegi olema ka kinnitaja seal vahepeal. See on võimalik kinnistuslink teha, näiteks, et inimene kinnitab ära. Siis on võimalik, et kui e-arved kipuvad tulema hästi paljude ridadena, siis on võimalik need read kokku summeerida. Neid ei oleks nagu nii palju. Lisaks on võimalik, et kui näiteks ettevõtte juht ei saa Meritisse ligi ja tema soovib ka neid kõiki e-arveid näha, siis on võimalik, et see koopia tuleb sellele ettevõtte juhile nagu emaili aadressi, emailile. Meil on siin nagu kõik juhatuse liikmed, me kõik saame need koopiad endale emaili peale. Ja jah, üldiselt kasutame RIK-i teenust selleks, et need e-arved vastu võtta ja meil tegelikult oleme ka e-arve nagu Peppoli võrguliige, et pakume ka Peppol on seal nagu hinna sees, et me eraldi raha selle eest ei küsi. Et kui teil on üle-euroopalisi arveid, mis võiks läbi Peppoli võrgu tulla, siis samamoodi ka nemad jõuaks kohale teile e-arvetesse. Nii. Minu siis official osa peaks läbi olema, Marika. Et nüüd vist võiks võtta küsimusi. Jah, meil tuli päris palju neid küsimusi siin ka. Väga asjalikud küsimused kõik. Ma võib-olla alustaks üks, mis kohe sa saaksid hästi, ma arvan, näidata. Et nii, üks hetk. Nii. Selline küsimus oli näiteks kasutajate kohta kohe siin alguses, et see, kes Costpocketis tšekke ja arveid sisestab, kas tema peab olema ka Merit Activas kasutaja? Tuli selline küsimus näiteks. Ei pea. Ei pea ja seda on vaja liides loomise hetkel oleks hästi hea, kui Meriti kasutaja, Costpoc kasutaja on sama. See on ainuke hetk, kus seda on vaja. Pärast seda ei ole üldse enam vahet. Ja tegelikult, kui ma lähen siia seaded ja kasutajad, siis siin on näha, et siin on hästi palju erinevaid inimesi, kes saavad siia ettevõttesse dokumenti lisada ja need ei pea üldse minema kokku sellega, kes on Meritis kasutajad. Nii, siis tuli kululiikide kohta küsimust, et praegu, kui Costpocketiga tšekke sisse kanda, et siis näitab alguses üksikuid kululiike või konkreetseid kululiike, et kas üldse ja kuidas seda lehte muuta saab, et nagu näha oli, Joonas, sinul oli neid kululiike seal rohkem, et kas saaksid näidata, et kuidas seda saab teha ja kas seda saab teha? Ja, et seaded, raamatupidamise seadistamine, kululiigid, siin saate täitsa enda liigid teha, saate olemasolevaid muuta ka näiteks, kui see ei sobi, siis võite siia täiesti vabas vormis midagi muud kirjutada või üldse ära kustutada, on ju, kui ei meeldi. Ja siis saate teha selliseid asju ka lisada nagu alamkululiike, et näiteks võime siia rongtakso, mis siin veel võiks olla siis buss või, et saate nagu nestid vist on inglise keeles see sõna, aga nagu üksteise sisse nagu lisada neid kululiike. Et kui ongi näiteks, teil on tõesti tähtis teada, et mis transpordivahendid kasutad, siis saabki transport ja siis see inimene saab valida, mis transpordi liiki ta päriselt kasutas. Nii, siis järgmine küsimus, see oleks pigem siis Merit Activa poolne küsimus, et see on pigem siis Ekaterina sinule, et tuli selline pakkumine, et Meritis võiks olla justkui ridadega arve puhul nupp, ehk siis kui on arveread on
digiteeritud, et siis kui ühel real näiteks on artikkel valitud, et kas siis peab lisama kõikidele ridadele käsitsi artikli või kas on võimalik kuidagi niimoodi, et kui seal on mitu neid, et kas siis saab korraga kohe kõigile sama artikli määrata? no siin on mitu nii-öelda võimalust, et esiteks on see, et nagu Joonas ütles, et siis see automaatne kirjeldamine tegelikult ju õpib selle pealt, et mis on varasemalt nagu pandud sarnasele arvele, et siis tegelikult, kui see on sees, et võiksid olla need artiklid juba automaatselt valitud. Küll aga, kui näiteks tuleb mitme reaga arve sisse ja näiteks te, nagu Joonasel praegu siin ekraanil ees on ja teie jaoks on tegemist kõik need 10-15 rida, mis siin on ühe ja sama kuluga, ehk siis te nagu tahate valida siia ühte ja sama artiklit, siis tegelikult on olemas nupp nagu koonda read. Et kui te vajutate selle nupule koonda read, et siis on valida siin, et käibemaksude lõikes ja artiklite ja käibemaksude lõikes. Et tavaliselt on siis kõige mõistlikum valida see käibemaksude lõikes, programm leiab siis kõikide nende ridade hulgast siis ühesuguse käibemaksumääraga read, ta summeerib need kokku ja siis valite artikli ainult ühele reale. Et seega, et kui on ühel arvel 26 rida ja tegemist on ühe sama kuluga, et näiteks ma ei tea, telefoniarvet, et kus on 100 rida ja kõik on telefonikulu, et siis on mõistlik need kokku koondada ja siis valida ühele reale ainult see artikkel. Aga seda jah, võimalust ei ole, et ma korraga märgin ja et umbes, et lisa see artikkel kõikidele ridadele korraga. Okei, siis tuli selline küsimus, et siin üks osaleja ei ole ise raamatupidaja ja tal tekkis küsimus, et miks peaks üldse näiteks arveriidu digiteerima, et milleks see üldse hea siis on? Et nüüd emb-kumb. kõige, mis meie kuuleme, siis kõige rohkem on siis, kui on nagu ladu kasutusel ja tahetakse lattu üles võtta iga see toode nagu eraldi. Et siis nad tahavad arveridu. Ma kujutan samas ka ette, et kui on nagu suurem ettevõte ja mingid projektid, objektid on kasutusel, et võib-olla siis võib ka olla, et telliti ühelt tarnijalt erinevaid asju, aga need lähevad näiteks erinevatele ehitusobjektidele või telliti näiteks 5 diivanit ja iga diivan läheb erinevasse korterisse. Ja ma võib-olla kommenteerin siis natukene rohkem nagu raamatupidaja vaatest, et seda, et noh, siin tulebki nagu mängu see, et kas see ostuarvel siis 5 erinevat rida, et kas teie ettevõtte jaoks on siis kogu arvega ühe kuluga või siis on näiteks ostuarvel on 5 erinevat rida, aga seal on erinevad kulud, et on seal telefonikulu, siis on mingi ma ei tea, parkimine ja nii edasi, et küsimus ongi selles, et kas kogu arve läheb ühele kulukontole, tegemist on ühe kuluga või siis on vaja nagu sellel arvel näidata nagu erinevaid kulusid. Et siis kui noh, üks arve, vahet ei ole, kui palju ridu seal on ja kõik läheb üheks kuluks, ei ole vaja ridu digiteerida. Aga jah, tõesti, et lisaks ka need nüansid, et mis Joonas välja tõi, et noh, laokaupade puhul tõepoolest, et noh, ei saa tuua ühe reana kokku, kui teil on ostuarve peal seal erinevad kaubad, et soovite neid lattu arvele võtta. Aga noh, see puudutab nagu ka kõiki muid kulusid. Kui on vaja eraldada, et siis tuleb valida see ridadepõhine digiteerimine, kui on sellised üldkulud, lähevad kõik ühele kulukontole, noh, arvepõhiselt, et siis võib nagu ilma ridadeta digiteerimist kasutada. Hästi. Nii, siis ma läheks järgmise küsimusega, et kui näiteks firmal paljud kulud makstakse firmakaardiga, et ei ole näiteks vaja midagi hüvitada, et siis kuidas teha sellist aruannet, kuhu ma ei pea või noh, et ma ei peaks kõiki dokumente üksikult üles laadima, et kas on mingi hea variant ka just ütleme, pangakaardiga tehtud, konkreetse pangakaardiga tehtud aruannete jaoks? Siin on nüüd nii mitu vastust. Üks variant on siis kasutada üldse nagu päris seda pangakaardi aruandeid.
aga see on nüüd natuke keerulisem. Ma ei teagi nüüd, seal peab üles seadma kõik, on ju, et ma võin hästi kiiresti siis anda selle ülevaate. Et meil on olemas ka jah, selline asi nagu pangakaardi aruanne. See tuleksid siis sisse lülitada, siis tuleks valida see intervall, et noh, ta on siis nädalane, kuine, aastane, noh pigem tavaliselt kuine. Ja kui võimalik, no põhimõtteliselt makseid saab ka meie süsteemi tõmmata üle faili, aga kui võimalik, siis soovitaks teha selle pangaühendusega. Saan näidata ka, siin on hästi palju neid pankasid, näiteks LHV või SED, et kui te selle ühenduse ka loote, siis süsteem hakkab iga 4 tunni tagant oli vist, hakkab tõmbama sisse neid makseid nagu pangast, kõik nagu kaardiga tehtud makseid. Ja äkki mul on mingi aruanne ka kuskil, ma saaks teile näidata, kuidas ta välja näeb ka aruanded, on nad üldse olemas. Ja siis ta loob siukse aruande teile, näiteks see on siis jaanuari aruanne, teie kaardi lõpp on siin, on ju, ja siis vasakul pool on maksed ja paremal pool on dokumendid. Ja siis siin on näha, et ma olen ühe dokumendi ja makse nagu sidunud, teised kõik on sidumata. Ja kui me hüppame korraks siia, lihtsalt mis nagu kasutaja vaade on, siis kasutaja näeb niimoodi, et temal on see kaardi aruanne, siin on dokumendid ja siin on see üks, mis on kokku viidud. Ja küsimus oli, kuidas hästi lihtne oleks nagu esitada. Ma soovitaks siit siis, sest siia saate hunnikuga dokumente esitada. Mina panin ükshaaval, aga te ei pea, te võite siit kohe nagu massiliselt panna. Ja siis ta hakkab neid ise üles laadima, saate samal ajal kohvi juua. Ma ei taha seda aruannet mingi suvalised hakke täis panna, et ma ei taha ise siia just aruandesse neid lisada. Ja ma tean, selle kaardiaruanne puhul on üks suur asi, mida hästi paljud Meriti kliendid ootavad, on see, et täna see kaardiaruanne siis liigub nagu terve aruandena edasi Meritisse. Ja ta läheb, ta tuleb alguses, valesti, ta tuleb alguses siia kinnitamata ostuarvetesse, aga kui ta ära salvestatakse, siis ta läheb see aruandvete isikute kuluaruanded alla. Ja päris paljudele ei meeldi, et ta niimoodi teeb. Et mida me praegu ehitame tegelikult ongi see, et saaks nagu üksikuid dokumente ka viia kokku maksetega. Et ehk siis, kui te teeksite äpi lahti, siis siia ette tuleksid need teie kaardiga tehtud maksed. Ja siis kui te, ma saan näidata tegelikult seda ka, et ta töötaks samamoodi, et teete klõpsu makse peale ja siis te saate, kas nüüd see tuli ette, aga pildistada, galeriist võtta või kadunuks ta tunnistada selle dokumendi. Nii. Marika kadus ära meil vahepeal. Ei, olen siin olemas ikka ja loodan, et sai vastus, et tegelikult on jah, siis pangakaardi aruanne on justkui selleks meil olemas. Nii, siis tekkis selline küsimus, et enne kui ma saadan üldse kviitungi ära Costpocketist, et kas ma saan ja kuidas ma saaksin korrigeerida näiteks käibemaksusummat või et kas saab neid andmeid ka seal vajadusel midagi muuta või korrigeerida? Ja, oleneb siis, kas see on, ütleme, et kui see on siis, lisame siis siit dokumendi, et kui see on see esitaja, ma lähen hästi kiiresti. Nii. Tuli. Et kui see on esitaja, siis tema saab siin seda muutust läbi viia kogusatega. Kas ei ole vist kõige mugavam, on ju? Siin vist ei ole käibemaksu eraldi välja toodud, ei ole jah. See peaks siis vist hinna ja summaga möllama, et seda saada või? Ütleme, et põhimõtteliselt sa saaks seda teha siin. Aga ja see ei ole väga lihtne.
ma näitan paremat kohta, et ma siin on teda keeruline muuta. Aga siin siis cloud'i keskkonnas oleks lihtsam teda muuta. Nüüd me peame muidugi leidma, et võtame, ma ei tea, äkki on see. Et siin on seda käibemaksusummat lausa võimalik muuta, on ju. Et näiteks tahame, viime 11 peale selle käibemaksu. Jah. Ja. Siin saab kõike saate absoluutselt korrigeerida. Saate lõppsumma ka üle kirjutada täiesti enda soovi läbi. Siis ta arvutab nagu üle. Seda käibemaksusummat ja ridadel olevat infot saab tegelikult muuta ka Merit Active'is enne kinnitamist. Et võib-olla mina ise nagu soovitaksin, et neid muudatusi teha hoopis Merit Active'is, sellepärast et ma täna ei ole 100% kindel, Joonas, et kui siin Costbucketisse käibemaksu summa ära muuta, et kas see muudetud summa ka Meritisse jõuab, sellepärast et Merit tegelikult arvutatakse hinna ja käibemaksu määra põhjal uuesti see käibemaks ridade põhiselt. Seega, et kui tuleb siin digiteerimisest mingisugused sendised vahed või nagu vahel võivad tekkida, et siis pigem korrigeerida seda summat Merit Active'is juba enne arve salvestamist. Ja see on hea mõte. Nii, siis tuli ka päris mitmeid erinevate kasutajatega seotud küsimusi, et kui Meritit kasutav raamatupidaja teeb liitumise ja liidestab siis Costbucketiga, et kas siis ka juhatuse liige peab eraldi liituma Costbucketiga, et tema saaks Meritisse arveid saata? Jah, et kõige lihtsam oleks ta, et kui raamatupidaja on hästi tubli ja seab selle kõik ülesse, mis on tegelikult hästi ideaalne viis, kuidas seda teha, siis oleks kõige lihtsam lisada see inimene, kes päriselt pildistab siia kasutajate alla. Siis lähete uus kasutaja, kasutajad, administraatorid, enamjaolt pange need kasutajate alla. Et siis nad saavad esitada dokumente. Ja kui ta ei ole just kõige suurem raamatupidaja entusiast, et kui ta on väga suur entusiast, siis pange ta administraatoriks, aga siis ta saab lihtsalt kõike muuta. Et siis ta võib seal vahepeal ära eksida setting utesse või kuhugi. Nii, siis tuli ka, ütleme siis kuutasu kohta küsimusi, et kui on, et kas mul peaks olema üks kasutaja, et näiteks raamatupidaja ainult, või et peaks olema raamatupidaja ja kuludokumentide esitaja, või et kas raamatupidaja üldse peab seal olema ja siis ka, et kuidas siis see tasu üldse kujuneb? Ja meie kõige nagu, meile väga meeldib, kui see on niimoodi, et raamatupidaja on peaadministraator ja siis kasutaja on see juhatuse liige. Ja meil tegelikult on ka soodustus. Ma ei tea, Marika, kas sa tead, kas see soodustus on kuskil siin kirjas ka või? Meil on eraldi, on postitus selle kohta küll, jah. Ja kus see on siin kuidas all või? See on siin kuidas all ja siis kus on raamatupidamisbüroole, just seal all on see info. Ja see on siin raamatupidajad, peaks esimene olla, kui ma nüüd... Ja, et põhimõtteliselt me pakume siis sellist asja, et kui raamatupidamisbüroo, läheb hääl ära minna. Et raamatupidamisbüroo ise maksab enda klientidest, eks vähemalt 2 kliendi eest, siis raamatupidaja saab igas ettevõttes olla administraator nagu tasuta. Ehk te saate igas ettevõttes, teil saab olla 2 kasutajat, te maksate ainult 1 eest. Et see on nagu see kõige nagu parem viis. Meile see kõige rohkem meeldib. Et kui raamatupidaja nagu haldab ise oma seda kliendibaasi ja meie siis teeme 1 arve, mis läheb raamatupidamisbüroole. Ja ma saan ka seda näidata, kus seda muuta saab. Kui ma lähen siia, lähen arveldamine, siis siin saab muuta, et kes selle ettevõtte eest arve saab. Et praegu see ettevõtte ise, aga ma saan valida näiteks, et tehke Costbucketile hoopis selle ettevõtte eest arve. Ja see soodustus siis tuleb peale, kui see emaettevõte maksab nagu 2 teise ettevõtte eest. Et siis tuleb see soodustus peale. Ja, aitäh.
nii, siis on selline küsimus ka, et kui ettevõte on Costpocketi klient ja ta saadab meililt arve siis Costpocketisse, et kas see liigub automaatselt Meritisse või peab keegi Costpocketis ka seda veel edastama? Ta peaks automaatselt minema edasi. See on huvitav, mis meil siin üldse alguses juhtus, et miks need ei tulnud. Ma ei tea, kas nad on siiamaani tulnud ausalt öeldes. Aga jah, aga ei tea, üldiselt siis, eks ju, peaks teil peaks edasi liikuma. kenasti läbi minema. Kuule, see vist jõudis, see peaks see olema või? See, kus ma lisasin selle. Iive, Sony arve. 10.48. jah, tema püüti kinni, sest on topelt. See tähendab, ma olen seda ühte arvet nii 100 korda juba saatnud, siis ta ei saada edasi. Siin on näha need kõik need topeltarved. Aga muidu on lihtsalt emailiga saadete sisse, ta tuleb Meritisse. Et siin küsiti ka natuke topeltarvete kohta, et kas meie selles suhtes välistame nagu nende täielikult nagu edastamise, et me püüame nad kinni ja et siis või et kuidas see topelttuvastus seal siis toimib? See on, kui lähed seaded, raamatupidamine seadistamine ja siis on see topeltarvete tuvastamine. Ta tuvastab igal juhul ise, kui ta selle välja tuvastab, aga kui ta on välja lülitatud, siis ta saadab need topeltarved Meritisse edasi. Kui ta on sisse lülitatud, siis ta püüab need kinni. Et siis ta ei luba isegi ta nagu ei saada Meritisse topelt neid. Minul ta tundus, et väljas, las ta olla väljas, mul on lihtsam, sest ma demo seal näitan hästi tihti sarnaste dokumentidega, see on parem, mul on lihtsalt mugavam, kui ta on väljas. Kommenteerin siis korra Meriti poolt seda olukorda, et isegi kui Costpocketist tuleb Merit Activasse kinnitamata ostuarvete alla 2 korda, ma ei tea, 3 korda täpselt sedasama arvet, et siis kui te esimese olete ära salvestanud ostuarveks ja hakkate järgmist salvestama, siis Merit Activa ei luba teil seda salvestada, annab ka teile märku, et tegemist on korduva arvega, et ei saa nagu sisestada. Et isegi jah, kui juhtub nii, et Costpocketist tulevad topelt need sinna. Super. Nii, siis tuli veel automaatse kirjendamise kohta mõningaid küsimusi, aga et üks on ka selline, et kas on meil ka äkki või kas Costpocketis on tulemas selline võimalus, et saaks seda automaatse kirjendamise funktsiooni korraga mitmetele ettevõtetele sisse lülitada, et näiteks raamatupidaja siis peakasutajana, et kas see võiks me tegime selle jaoks selle kokkuvõtte vaate. Vaatame, kas me saame seda siin teha. Lähen seaded. Nii, automaatne kirjandamine. Aha, okei. Ta okei, mõnel lubab. Ei sai nagu täiesti korraga ei saa vist täna, aga lihtsalt me tegime, selle jaoks me tegimegi selle raamatupidamise vaate siia, et kui ma läksin siis kokkuvõtte ja seaded, et te saaksite vaadata, mis settingud, mis olukorras teil need ettevõtted on. Ja ta peaks tegelikult, kui ma siia hoitan, ta peaks otse minema sinna nagu kohe õigesse kohta, kus te saate selle sisse lülitada. Siit. Aga jah, et sellist võimalust ei ole, täna ei ole, et kõigil, et nagu linnuke ja aktiveeri. Päris nii ei ole täna. Aga vast kõige lihtsam oleks tõesti siit see tabeli järgi minna. Et siin on, kui luba, siis saab 2 klikiga, 3-ga tagasi ka on. Luba aktiveeri tagasi. See oleks vist kõige valutum. Ja võtame, me hakkab siin vaikselt sinna aega otsa saama, aga võtame äkki siis praegu viimase küsimuse. Kordan ikka üle, et kõikidele küsimustele, millele me ei ole jõudnud siin vastata, et me saadame kirjalikult vastused. Aga siis lõpetuseks on siis, et kui aktiveerida Costpocketis e-arved ja kui kohe kinnitada see ka RIK-is ära, et siis millal päriselt saab hakata e-arveid vastu võtma, et millal see aktiveerub siis? Kas keegi teab, kas see on järgmise päeva 0:00 öösel või?
see, jah, Jeka, minu kas sa tead või? Üldiselt jah, see peaks olema niimoodi, et kui see valik on ära kinnitatud, siis tegelikult minu teada peaks see nii olema, et kui see valik on ära kinnitatud äriregistris, et see operaatori Mhm. valik, siis peaks ju kohe hakkama. Küsimus on nüüd selles, et kui valida Costpocket, et seal, et kui kiiresti Costpocket selle info saadab äriregistrile, Hetkega. jah. See on nii, kui sa vajutad, kohe on leping seal olemas. No jah, see on kohe. Noh, ilmselt sellele me praegust ei oska hoobilt Jah, nagu 100% kindlat vastuse anda, aga hiljemalt siis järgmisel tööpäeval või järgmisel päeval. see vist, see loogika vist on selline, et sa, kui sa selle ära aktiveerid, siis on see mis see on, registriraamat vist öeldakse. vaata, sihuke fail on, kus on iga ettevõte, kes on ta operaator ja minu arust see fail uueneb korra ööpäeva jooksul ainult, et siis, kui te ära aktiveerite, et sinna faili tuleks teile see operaator järgi. Et see on see kõige aeglasem koht selles tsüklis ja minu arust see on jah, mingisugune öösel mingil hetkel. Ehk siis hiljemalt järgmisel päeval. jah, jah. poetlikult. Okei, aga suur aitäh. Siin tuli veel küsimusi nüüd veel viimasel hetkel, aga need vastame kirjalikult, saadame ka lindistuse. Mainin seda veel, saadame lindistuse ka meili teel. aga aitäh teile, Joonas, aitäh, Jekaterina. Ja siis tegelikult, mida me veel olime lubanud, on, et me jagame ka Meriti inspiratsioonipäeva sooduskoodi, et 26. märtsil on see Tartus toimumas. ja ma kohe panengi, et kui ma Joonaselt saan ekraani, ma panen selle siia teile ka ette. ja ma ei tea, Jekaterina, kas sul on paar sõna midagi öelda, et meie sellest kõik kolmekesi oleme seal kohal ja veel lisaks on meid veel seal kohal, aga et äkki sul on midagi uut juurde mainida? ega otseselt ei ole, et tuleb kindlasti väga inspireeriv ja tore päev, et see on nagu võimalus, kus saab siis kohtuda Meriti inimestega, Costpocketi inimestega ja lisaks veel mõndade Merite tarkvarapartneritega, et kindlasti, kellel vähegi võimalik ja on huvi, et kasutada siis seda sooduskoodi ja tulla kohale, et saame siis vestelda, jagada rõõme ja muresid. Just, ja mainin ära, et selle koodiga saab –15% siis soodust ka. Et siis on teada. Ma loodan, et kõik on jõudnud selle siin üles kirjutada. Ja kui selles suhtes ma saadan selle või saadame teile ka selle hiljem ka järgi, et kui ei jõua praegu üles kirjutada. Nii, aga siis ma arvan, et me võime siit tänaseks otsad kokku tõmmata. Kui tekib lisaküsimusi, muidugi saate meiega nii meili teel kui telefoni teel ühendust võtta. Need on meil kodulehtedel ka kenasti olemas. Ja siis tänaseks ma arvan, et on kõik. aitäh Aitäh kõigile, ja aitäh! head päeva jätku! Tervist.